Ma ootan endiselt teie kirju ja ettepanekuid iluvaldkonna teemade kohta, mida te sooviksite, et me oma saates kajastaksime. Ja hiljuti kirjutas mulle üks televaataja, kes soovis, et me räägiksime rinnaoperatsioonidest. Teie Medemisis teostate neid protseduure? Jah, tõepoolest. Nüüd ka Medemiskliinikus on võimalik tulla plastikakirurgi vastuvõtule erinevate plastikakirurgiliste probleemidega. Et kindlasti kõige rohkem patsiendid pöörduvad rinnaprobleemidega. Nendeks on siis rindade vähendamine, rindade suurendamine, asümmeetria, mis on siis rindade eri suurus. Et kui patsient tuleb siis meile vastuvõtule, on hea, kui ta juba pisut on ise internetist lugenud, et mis on võimalik tema suhtes teha. Ja kindlasti oleks hea, kui patsient teab, mida ta soovib. Et kui suur, missuguse kujuga see rind peaks olema. Ja kui patsient tuleb meile, siis me mõõdame, vaatame koos patsiendi sooviga, et mis siis konkreetsele patsiendile kõige paremini sobib. Rinnaproteese siis on erineva kujuga, ümarad, anatoomilised, uuemad on ergonoomilised, mis on väga populaarsed praegu. Motiva firmal on ergonoomiline implantaat, mis on ümar, samas sees on ergonoomiline keel ja ta käitub vastavalt patsiendi liigutustele siis, et kui patsient on püstiasendis, liigub keel ja annab hästi loomuliku välimuse, samas kui patsient on külili, siis protees liigub koos patsiendiga ja taas rind on hästi loomulik, et paljud soovivad loomulikku rinda. Missugustel põhjustel naised tulevad rinnaoperatsioonile? Nooremad, kellel veel lapsi ei ole ja rinnad on geneetiliselt väga väikesed, nende sotsiaalne elu ja enesehinnang pisut kannatab selle all. Samas palju on mitme lapse emasid, kelle rinnakuju, konsistents on muutunud ja rind on kaotanud oma kauni välimuse. Et siis nii rinnaproteeside abiga kui rinna tõstmisoperatsiooniga saame aidata ja patsient saab jälle parema enesetunde. On patsiente, kellel on taas väga suured rinnad geneetiliselt ja siis me saame aidata rindade vähendusoperatsiooniga patsienti. See operatsioon on muidugi suur operatsioon, kuid patsiendid on saanud väga abi ja on väga rahul, kui rinna J ja G number läheb jälle BC numbriks. Kui patsient soovib operatsiooni, siis kindlasti teeme vereanalüüsi. Vereanalüüs peab korras olema, patsient peab terve olema ja kindlasti rinnaoperatsiooni eelselt mammograafia või ultraheli rindade piirkonnast. Kõikidel naistel, kellel on huvi, tere tulemast meile vastuvõtule ja leiame ühise lahenduse teie probleemidele.